No nii, täna ma tahan rääkida sellest, kuidas me loome oma reaalsust ja et tegelikult mitte midagi peale iseenda ei ole olemas ja kuidas me loome seda reaalsust oma ellu. Ja tahan rääkida teile seda iseenda näol, mis minu elus praegu toimub ja kuidas mina loon oma reaalsust ja kuidas see sisemine reaalsuse loomine mõjutab minu välist maailma või seda mateeriat, mis on minu ümber. Välimine reaalsus luuakse sisemise reaalsuse järgi, selle jaoks, et me saaksime lahendada oma sisemisi traumasid või selliseid raskeid sõlmekohti oma elus. Ja tegelikult me loome seda ise. Ehk siis me loome omale raskeid situatsioone, mida on raske endal vastu võtta, selleks, et neid lahendada ja tõusta nagu fööniks uuesti ja kõrgemale tasemele. Minu elus toimub praegu hästi kiire periood ja algas see pärast seda, kui ma võitsin selgeltnägijate tuleproovi, sest mul tuli palju tööd juurde ja palju asju juurde, mida ma pean tegema. Ehk siis põhimõtteliselt antud hetkel on mul nii, et mul on 3 kooli, sotsiaalmeedia turundus, siis on viimane aasta transpersonaalne psühholoogia ja hüpnoteraapia. Ja siis ma võtsin veel omale struktuursete konstellatsioonide jätkuõppe, mis on ka 1 aasta. Lisaks 3 koolile on mul veel töö, taarud, konstellatsioonid, hüpnoos, psühhoteraapia, seminarid ja olen võtnud omale uue kabineti, kus ma saaks kliente vastu võtta ja praegu on seda vaja sisustada. Ja siis on vaja veel aeg leida iseendale, oma sõpradele, tuttavatele, kuskil käia ja ma olen nagu kiirrong, kes ei ole suutnud kuidagi pausi võtta või peatuda. Ja ma muudkui panen edasi, nii kui Terminaator ja ei kuula oma keha, kui ta ütleb mulle, et kallis tüdruk peatu, et sa võtad enda peale liiga palju, sa ei suuda kõike seda lahendada. Et peatu. Ja ma ei ole kuulanud oma keha senimaani, kuni mu keha jäi lihtsalt haigeks. Ja ta jäi nii haigeks, et ma ei suutnud ennast liigutada. Ja põhimõtteliselt ma ei saanud teha mitte ühtegi asja nendest. Et kui see kiirrong läheb kiiresti mööda teed, siis need aknad, sa ei saa vaadata isegi seda, mis on nagu akendest välja, sest see lihtsalt möödub nagu nii kiiresti ja peatada ei saa. Ja kui ükskord pannakse nagu pidur maha, siis see suure raginaga peatub ja veel kaua aega inertsiga läheb edasi, enne kui ta reaalselt peatub. Ja mina olen tegelikult loonud selle kiirrongi iseendale. Mina olen võtnud nii palju koole ja kõike seda, et ma saaksin kord peatuda ja tunda seda jõuetust, tunda seda mõtet, ma olen mõttetu, et ma olen jõuetu, et ma ei saa hakkama, et mul mingi raha ei jätku, mingi kõik need negatiivsed asjad ja ma olen loonud seda selleks, et neid tunda tegelikult, et nendest tunnetest ühineda nende tunnetega ja neid iseendas vastu võtta. Sest et kui me tahame vabaneda mingist tundest, see vabanemine toimub läbi ühinemise. Ehk siis näiteks ma tahan vabaneda jõuetusest, et ma ei taha seda jõuetust tunda iseendas. Ja tegelik vabanemine toimub läbi selle, et ma ühinen selle osaga, mis on minus endas olemas. Sest see jõuetus on minu osa, mida ma ei taha vastu võtta tegelikult ja ma muudkui nagu üritan seda eemale tõugata. Aga selle jaoks, et tegelik vabanemine toimuks, ma pean nagu sellega ühinema, seda omaks võtma, seda aktsepteerima, sellesse alistuma.
Ja praegu toimubki minul see jõuetuse sisse nii-öelda salistumine, kus mul ei ole muud varianti, kui lihtsalt alistuda. Ja see on kuradima raske. Raske seda teha, võtta vastu neid osi, mida sa ei taha endas näha, mida sa ei taha oma vanemates näha, sest see tuleb ka minu emast, tal on palju jõuetust ja siis ma ei võta vastu tema jõuetust, ma ei võta vastu iseenda jõuetust ja see on nagu siuke ring. Ja sulle muudkui antakse situatsioone, kus sa saad tunda jõuetust, kuni sa ükskord nagu lahendad selle fucking asja ära. Ja kuni sa ei lahenda selle asja ära, siis sulle tekitatakse uuesti ja uuesti neid olukordi, neid eksameid. Ja põhimõtteliselt tekitatakse, seal üleval tehakse meiega koostööd. Ehk siis tegelikult ma ise loon, sest mina olen kogu universum ja kogu universum on tegelikult mina ja kõik on ühendatud nagu peenikeste niidikestega. Niimoodi, et mitte ükski asi tegelikult pole juhuslikult. Ja mina loon endale jõuetust, et ma saaksin seda lahendada ja sellest nagu tõusta nagu fööniks edasi. Ja see on mulle väga raske olnud, sest ma ei oska puhata, ma olen reaalselt nagu mingi robot, kes muudkui paneb edasi ja ei peatu ja võtab enda peale liiga palju, peaasi, et ma tunneks jõuetust. Ja nüüd ma peatun ja puhkan. Mõni inimene ei oska tööd teha või nagu distsipliini ei ole või midagi, aga mina just ei oska puhata. Ma ei oska kehaliselt ennast vabaks lasta ja minna sinna mitte midagi tegemisse. Ja olla seal ja hingata seda sisse. Ja praegu ma olen seal kohal, siin. Sest kui ma alati jooksen, siis ma ei ole kohal, ma olen kuskil mujal. Ma olen tulevikus. Paljud inimesed on jäänud minevikku kinni oma mõtetega, oma mingi mitte realiseeritud suhetega ja see minevik hoiab neid kinni. Ja nad ei ole kohal, nad on seal minevikus selle valu käes ja nad ei suuda olla siin kohal, sest kui ma olen siin kohal, ma pean tegelema nende tunnetega. Ja täpselt samamoodi on ka tulevikuga, et kui ma kogu aeg olen tulevikus, kuskil ehitan plaane, kui teen asju süsteemi, olen seal ja siis ma ei ole tegelikult siin, ma ei ole kohal. Aga ainuke hetk, miks eksisteerib üldse tegelikult on antud sekund, antud hetk siin ja praegu. Ja siin ja praegu olla on kõige raskem. Eelmisel aastal ma tegin isegi omale 2 tätoveeringut, mis räägivad mis tuletavad mulle meelde, et ainuke hetk, mis meil on olemas, on praegu. Ja mitte ühtegi hetke ei ole rohkem kui praegu. Ja elu on lühike, tegelikult kuskil 89 aastat on selle kehastuse jaoks ja nii-öelda asju on vaja palju teha ja oma missiooniga ma pean palju asju ära tegema, muudkui teen ja ei jõua, aega ei ole. Ja ühel hetkel lihtsalt ma nagu panen vastu seina, sest ma ei jõua omadega, ma ei jõua neid asju teha ja tuletan endale meelde, et tuleb aeglustada. Mine aeglasemaks, liigu aeglasemaks, mõtle aeglasemalt, ole aeglasem, ole rohkem siin, tule tagasi oma kehasse, tunneta oma keha. Ja sa oled siin, kus on sinu süda, tunneta oma südant, on ju, kuula seda. Vaata, mis su keha ütleb, vaata, kus on valus, vaata, mis keha tahab sulle öelda. Sest et tihtilugu me ei kuula oma keha, me ignoreerime mingit märke, haigusi, miskit valutab, aga see valu nagu annab märku, et midagi on valesti meie sees. Me ei ole kohal, me ei taha seda valu tunda, me tahame valuvaigistit võtta ja niimoodi kõik möödas, aga nii asjad ei käi. Ja üks lihtsamatest viisidest, kuidas tuua ennast nagu siia hetke olla kohal, on hingamispraktikad. Siis ma kuulan oma hingamist
ma tunnen, kuidas mu kopsud suurenevad, vähenevad. Tunnen, kuidas energia liigub minu kehas. Tunnen, kuidas lööb süda ja kui ei tunne, siis panen käed siia niimoodi. Ja toon ennast jälle siia kohale. Ja mina unustan seda ka väga tihti, kuidas tuua ennast kohale ja olen kuskil mujal. Olla siin samal hetkel oma kehaga, koos olles iseendaga, on keeruline. Tahaks muudkui ära joosta selle eest mujale. Sest siin on palju tundeid, palju emotsioone, mis paljudel inimestel on läbi töötamata. Ja siis nad haaravad endasse. Ja ma arvan, et tänaseks on kõik öeldud. Aitäh, kes kuulas ja veel kes kuulab tulevikus. Aitäh teile. Ma olen. Nonii, täna